Tere! Olen Eve Reisalu ja täna vaatame, kuidas Wordi dokumendis OneDrive'is koostada pealkirjade kaudu sisukorda. Selleks on vaja siis kirjutada pealkiri, tööpealkiri või peatüki pealkiri. Ja meie koolis on kirjastiiliks Arial ehk siis Office fontide alt. Otsime üles Arial ehk siis kirjapildis Arial ja kirja suurus on 16. Nagu näha siin OneDrive'is, Wordis ei jookse kõik nii väga hästi sujuvalt, siis soovitan kasutada redigeerimisnupu alt ava töölaua rakendusesse dokument. Nii, klõpsame siin peal Open Word Test ja minul ta küsib siin veel natukene ja nüüd veidi ootame ja avanebki siis dokument Wordis nii. Ja siin on meil nüüd võimalusi rohkem. Kirja suurus on siis 16 ja paksus kirjas. Nüüd selleks, et seda pealkirjaks teha, tuleb minna siia pealkirja laadi ja vajutada parem hiireklõps. Avaneb värskenda laad pealkiri 1 valikuga sobitamiseks. Valime selle. Ja nüüd näete, see siin muutus ja ongi meil pealkiri 1. Nüüd tuleb siia sisu ja uue peatüki alustame uuelt lehelt. Selleks vajutan Ctrl-Enter, saan uue lehe ja kirjutan siia pealkiri 2. Praegu ta tuli kohe automaatselt mulle siia ära, sest mul sisu polnud. Aga kui ma nüüd kirjutan siia tavalist teksti ja vahetan nüüd lehekülge ja tahan kirjutada siia pealkiri 3, siis tuleb see mul tavalises tekstis. Ja selleks, et see pealkirjaks muuta, märgistan ta hiirega ära ja klõpsan otse sellel, mida ma olen varem muutnud. Et saingi pealkiri 3. Seega, selleks, et pealkirja stiili muuta, siin automaatseks lohistan hiirega muudan kõik vormingu ära, lohistan hiirega üle ja siin laadide all siis parem hiireklõps ja värskenda laad. Edaspidi enam seda näete tegema ei pea. Nüüd, kui ma tahan teha alapealkirja, panen siia nüüd näiteks paneme siia leheküljele ka alapealkiri, pealkiri, siis alapealkiri on meil kirjastiil peab olema Arial ja kirja suurus on 14 ja paksus kirjas. Ja nüüd ma lähen, võtan siit järgmise laadi, klõpsan siin parema hiireklõpsu ja värskenda laad pealkiri 2 valikuga sobitamiseks. Ja nüüd on alapealkiri siin kenasti olemas selles vormingus. Ja kui ma nüüd kirjutan siia uus alapealkiri ja tahan seda samasse stiili, siis lohistan kiirega üle ja klõpsan siin selle, kus ma vormingusta muutsin. Ja niimoodi ma saangi kohe pealkirjad. Nüüd mul oleks vaja tekitada sisukord. Sisukord peaks tulema töö algusesse peale tiitellehte ja võtan Ctrl-Enteriga uue tühja lehe. Ja kustutan siit selle pealkirja vormingu koha ära. Nii, vajutan siit normaallaadile. Nii, ja nüüd sisukorra tegemiseks on vaja siis leida viited
alt sisukord ja valin siit siis, millises ma soovin seda. Kustutan ära selle inglise keeles, nii nüüd läks natukene ussi, võtan siit tagasi ja kontrollin, mis kirjastiilis mul siin need asjad on. Paistab, et ei ole õige kirjastiil, valin siit õige, kirjasuurus 12 ja ongi mul kenasti, praegu ei õnnestunud, proovime uuesti, valin siit nii, kenasti üle, suurus 12 ja ongi mul olemas nüüd sisukord. Ja kui ma nüüd soovin siin töös teha muudatusi, näiteks tuleb mul uus lehekülg ja kirjutan siia uue pealkiri ja panen ta õigesse stiili. Nii, ja lähen sisukorda. Klõpsan sisukorra peal ja siin on värskenda sisukorda ja kas ainult lehekülje numbrid või terve tabel. Mina soovin tervet tabelit. Okei. Ja tekkis siia kohe see uus pealkiri ka siia. Nii et nii lihtne see ongi. Aga kuna mina avasin töölaua rakenduses, siis mina tegelikult sooviksin, et mul kõik need muudatused oleksid ka OneDrive'is olemas. Siis kui ma hakkan nüüd kinni panema oma tööd, siis ta küsib, et kas salvestada või mitte salvestada. Töö juures võib-olla on nii, et juba on automaatsalvestus peal. Kui ta seda ei küsi, siis järelikult salvestuvad kõik muudatused automaatselt ka OneDrive'i. Aga kui ta küsib, siis tuleb kirjutada siia salvesta. Vajutada salvesta. Ja nüüd, kui me läheme oma töölaua või sinna me lähme oma OneDrive'i tagasi ja värskendame lehte, siis me näeme, et kõik muudatused on ka siin OneDrive'is kenasti olemas. Ja ta pani siin need lehekülje numbrid nüüd ise kenasti automaatselt ära. Minul küll jäid hetkel nüüd need lehekülje numbrid tööle lisamata. Lehekülje numbreid saab lisada siin OneDrive'is, aga võib juhtuda nii, et see ei toimi väga hästi. Siin meil on siis all keskel. Selleks ma jälle lähen ikkagi töölaua rakendusse. Nii, hetk ootamist. Lähen uuesti töölaua rakendusse. Ja lisan siin nüüd lehekülje numbrid. Lehekülje numbrid lehe all servas ja keskel. Ja ma sooviks nii, et esilehel, oletame, et see on praegu esileht, muidu esileht on tiitelleht, aga et esilehel ei oleks, siis ma klõpsan siin erinev esileht. Ja näete, esilehelt kadus nüüd ära ja teiselt lehelt algab siis kenasti töö. Nii, kui ma nüüd soovin igaks juhuks oma sisukorda üle värskendada, ainult lehekülje numbreid, siis värskendan üle. Hetkel siin midagi ei muutunud. Ja kui ma nüüd jälle kinni panen, siis panen salvesta ja oma töölaua või oma OneDrive'is
ta uuendab dokumenti, avab dokumendi ja kui ei ole värskendus toimunud, minul hetkel on toimunud, need lehekülje numbrid on kenasti olemas, esimesel lehel ei ole, siis siin värskendusnupust saab seda värskendada ja teha.